Kliimaministeerium leiab, et automaksu loomisel ei tohiks soodustada vanemate autode registreerimist ning maksustamine peab olema vaid CO2 põhine. Rahandusminister kriitikaga ei nõustu. Automaksu võimalikke näidisarvutusi analüüsides leiab kliimaminister Kristen Michal, et tulevikus hakatakse vanu autosid registreerima rohkem, sest nii oleks soodsam. Meie soovitus pigem on ikkagi selles suunas, et suunata transporti võimalikult väikse heitmega loomisele ja mitte võib-olla nii suurt soodustust teha sellele, et vanu autosid siin hakatakse kas siis tooma või uuesti registreerima juurde, et pigem Eesti autopark keskkonna mõttes vajab ikkagi uuendamist. Rahandusminister Mart Võrklaev sellise prognoosiga ei nõustu ning peab oluliseks, et vana auto saaks lõpuni tarbida. Ma ei tahaks nõustuda sellega, et nüüd me selle registreerimismaksu alandusega läbi auto vanuse toome siia juurde suurel hulgal kasutatud vanu autosid ehk et teatud piirist see auto väärtus ja see maksu suurus ikkagi ei tasu nende autode siia toomist. Küll peaks olema võimalik nende autodega siin lõpuni sõita. Regionaalminister Madis Kallas toetab vanemate autode madalamaid makse, kuid oluline oleks maksumudelisse tuua piirkondlikud erisused. Kuigi lihtsam olekski nii, et kui me vaataksime kas või elanike registri järgi, et mingites piirkondades me saame automaksule mingisuguse koefitsiendi siis nii-öelda maha, aga me teame, et selles osas meil võib-olla ei ole nii palju liitlasi, kui me tahaksime. Michali sõnul võiks autode maksustamisel rõhuda ainult CO2 heitmekogusele, mis on lihtsam ja selgem, soodustades elektrisõidukite ostmist. Pigem see peaks ikkagi olema selles suunas, et kõik jälgivad, et auto registreerimise järel automaks on ikkagi soodsam või väiksema koormusega neil, kes siis saastavad ka vähem. Võrklaev ütleb, et ka elektriautode soetamisel võiks siiski arvestada komponentidega, mis ei ole ainult keskkonnamõjudega seotud. See ongi nüüd arutelu koht, et kas see sama näiteks see Tesla, mis on võrdlemisi võib-olla kallis, teistpidi CO2 mõttes keskkonnasäästlik, kuid massina avaldata mõju ka meie teele, aktsiisila tuluselt ei laeku, millest teid remontida, et kus see tasakaalupunkt on. Rahandusministeerium ootab automaksule tagasisidet 6 aja vältel, et septembris eelnõu kooskõlastusringile saata.